Tervist kõigile ja tere tulemast elurikkuse kampaania avamisele Jüriöö bürokraatia tulele. Meie tutvustame täna oma programmi, mida näete siin nende lõikudena, mida meie inimesed kannavad. Peamiseks sõnumiks saab meil seekord võitlus bürokraatiaga. Me leiame, et bürokraatia on see, mis on kägistamas Eesti riiki ja väga palju kahetsusväärselt tuleb sellest just nimelt Euroopa Liidust. Me tahame teha Eesti bürokraadid ja ametnikud selliseks, kes aitavad inimesi, mitte ei kiusa neid. Me tahame, et reegleid oleks vähem ja kohtadel saaksid inimesed rohkem ise otsustada. Ka Eesti riik võiks saada rohkem ise otsustada. Me oleme tegemas uut poliitikat, inimestele lähedal olevat poliitikat, kus kõik saavad osaleda, ei pea delegeerima. Ja sellist poliitikat saab teha tänapäevaste vahenditega, digitaalsete vahenditega väga hästi ja väga lihtsalt. Euroopa Liidus me oleme koostööd tegemas uute jõududega, kes ei osale nii-öelda kultuurisõjas, vaid otsivad uusi lahendusi, uusi teid Euroopale. Ja siinkohal tahan ma tutvustada meie kandidaate, kõigepealt loomulikult iseennast. Kandidaat number 132. Saage tuttavaks kandidaat number 133. Lauri Tõnspoeg. Hurraa! Kandidaat number 134. Mihkel Kangur. Hurraa! Ma annan sõna Laurile. Ma annan sulle plakati. Head inimesed, kui me räägime vabadusest, siis kas või siin samal platsil, mille nimi oli ennem Komsomoli plats, on just väga hea rääkida meil vabadusest, sest siin kõrval on üks õppeasutus, kus peal on toredad plakatid täiesti juhuslikult: vabadus muuta maailma, vabadus ehitada tulevikku, vabadus ajada oma asja, vabadus astuda sisse, vabadus muuta maailma ja vabadus proovida. Kõik need vabadused nõuavad ühte asja. Ja selle asja nimeks on otsustamisvabadus. Me peame tooma omale Euroopa Liidust tagasi otsustamisõiguse siia oma rahvale lähemale. Teist võimalust siin ei ole. Nendel plakatitel me ei näe sellist kirja nagu internetivabadus. Aga alles 1,5 kuud tagasi lõppes meie eelmine valimiskampaania, kus me võisime Facebookis vabalt reklaami osta. Nüüd see enam nii ei ole. Nüüd peab see, kes seal reklaami ostab, ennast identifitseerima, tõestama, et ta ei ole kaamel. Mäletate, alles see oli, kui tuli panka öelda, et kes on tegelik firma kasusaaja. Ma sain täna jälle selle sõnumi. Tule nüüd panka ja ütle, äkki on tegelik kasusaaja muutunud. See ei ole vabadus. See on bürokraatia kontroll meie elu ja tegevuse üle. Ja see tuleb normaliseerida ja lõpetada. Ja nüüd ma annaksin sõna Mihkel Kangurile. Tere! Euroopa vajab elurikast Eestit. Euroopa ei vaja endasugust laminaatparketti ja klaas, alumiinium, büroohoone Eestit, nagu me siin selja taga näeme. Euroopa vajab nutikate lahendustega savimaja ja puitmaja Eestit. Euroopa seisab silmitsi väga tõsiste kriisidega ja nende lahendus peitub looduslähedastes lahendustes. Need on nutikad lahendused. See ei tähenda vastandumist majandustegevusele, vaid vastupidi, see tähendab uut sinist majandust, mis põhineb majandustegevusel, mis taastab ökosüsteeme. Ja ökosüsteemide taastamises peitub see võti, mis päästab Euroopa pagulaspõgenike laviinist. Sest kõik me tahame elada elurikas kodumaal.
Seetõttu peab Euroopa hakkama rohkem tähelepanu pöörama ökosüsteemide taastamisele, nende teaduslike aluste väljatöötamisele, teadlaste kaasamisele, majandusprotsesside uuendamisele selleks, et tagada elusüsteemide taastamine nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka kolmandates arenevates riikides, sest ka sealsed elanikud väärivad elurikast elu. Ja see on uus majandusmudel, mis põhineb koostööl ülikoolide, ettevõtete, tavainimeste vahel, et areneks Eesti majandus, areneks Euroopa majandus, vajame me suuremaid investeeringuid, innovatsiooni ja nutikatesse lahendustesse. Ja vot selle eest kavatsen mina Euroopa Liidu, Europarlamendis seista. Aitäh! Head inimesed, nüüd me avame bürokraatia ohvrite memoriaali sümboolse Jüriöö bürokraatia tulega. Selleks me põletame bürokraatlikke kaustasid ja loodame, et selle läbi puhastub Eesti bürokraatlikest õudustest. Esimesena põletame kausta jätkusuutliku loomemajanduse projektipõhine innovaatiline instrument. Teisena põletame kausta kirjavahemärkide väärpaigutuse tõttu tagasi lükatud taotluste register. Kolmandana põletame kausta laiapõhjaline jätkusuutlik panustamine säilenõtkuse võimaldamiseks mitmiktoimlemise ja coachingu kaudu. Neljandaks põletame kausta rahastusotsuste korra kord. Viiendaks põletame kausta abielu takistavate asjaolude puudumise tõendid. Kuuendaks põletame kausta kontraproduktiivsete ettepanekute loend. Seitsmendaks põletame kausta kolmandas kvartalis loodud teadusteenuste ühikute tabel. Kaheksandaks põletame kausta kodanike rahuldamisotsuste toimik. Üheksandaks põletame kausta abikõlbulikud tegevused sotsiaalmajandusliku tõhususe suurendamiseks. Kümnendaks pakkumiste parendamise meede. Kodifitseerimine. Digibürokraatia. Riiklik eriplaneering ja viimasena lubage, see on tühi, siia saate kleepida mida ise tahate, näiteks EAS-i, PRIA, KIK-i, kõik selliseid fonde, mis meie rahvast üritavad aidata, aga ka kiusata. Palun süüdakem puhastustuli, head inimesed, põletame paneme bürokraatia tule põlema ja loodame sellega vähendada Eestis kiuslikku bürokraatiat, õudsat bürokraatiakeelt ja bürokraatiat kui võimu äratarvitamise mehhanismi. Bürokraatia ei taha hästi põlema minna. Esimene asi läks juba vaikselt põlema. Teine ka. Kõigile meeldetuletuseks. Palun saatke oma lugusid aadressil bürokraatiaohvrid.ee. Oma lugude ülespanemisega avalikustate need. Läbipaistvus ja avalikustamine on üks osa võitluses bürokraatiaga. Nüüd aga hakkab Jüriöö bürokraatia tuli tuld võtma. Paneme kaane sinna peale, et see ei lendaks siia mööda maad laiali. See läheb idanema uuesti ju. Head sõbrad, bürokraatia ohvrite memoriaal on avatud. Hurraa! Sellega on meie aktsioon lõppenud. Palun kirjutage kõik lugusid bürokraatia ohvrite
bürokraatiaohvrid.ee bürokraatiaohvrite memoriaalile. Aitäh! Ja siinkohal tuletame veel meelde, et ka Facebookis on loodud uus lehekülg bürokraatia ohvrid. Ja ka sinna võite neid lugusid postitada.